Ja loeme kohe esimese teksti, mis on 1. Peetruse kiri 2:9. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Vaata, kuidas see tekst ütleb, te olete, mitte kunagi ei saa, aga te olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas. Ja eesmärk on, et Jumal tahab oma aulised teod või elu meie läbi nagu esile tuua ja kutsub selle imelise valguse juurde. Ja see tähendab seda, et meie õed ja vennad, me oleme kõik tegelikult oma elus tõe näidisteks, tähendab elavateks näidisteks ja eeskujuks. Nii et see on tegelikult väga kõrge tase. Aga ma püüan nüüd natuke tsiteerida, kommenteerida tunnistuste 2. köitest lehekülg 413 alates. Kuid need, kes arvavad, et nende teha on teistele tõe õpetamise töö, ei ole üldse pöördunud, tõde ei ole neid pühitsenud. Et siin on selline murekoht, et kui õpetaja ise ei ole pühitsetud või kui me oleme kõik Jumala tunnistajad ja kui me tahame teisele tunnistada, see pühadus peab kõige enne saama meis läbielu ja siis me saame teistele edasi anda, sest see on nagu see allikas, mis meist läbi voolab, eks ole. Mõnel on eksiarvamus sellest, mis määrab ära kristlase ja vahenditest, mille abil saadakse kindel religioosne kogemus. Tähendab eksiarvamus, et mis määrab ära selle, kes on kristlane, kes ei ole kristlane. Et mingit määratlust otsitakse. Kuid veel vähem mõistavad nad, missugust kõlblikkust nõuab Jumal oma saadikutelt. Nii et saadik on alati see, kes näiteks välissaadikud, nad esindavad ju tegelikult riiki, mitte enda huvisid. Ja kui me oleme Jumala saadikud, siis meie osa on ju tegelikult Jumala riiki esindada siin. Need inimesed on pühitsemata. Ta räägib siin inimestest, kes püüavad seda tööd teha ja tahavad nagu teistele tõde kuulutada, aga kui me süda on pühitsemata, siis ma ei saa ju enam pühitsust edasi anda, kui ma ise olen pühitsemata, eks ole. Ma ei saa seda anda, mida mul ei ole. Neil on aeg-ajalt kerge kõrva, kõrgelelluline tunne, mis annab neile mulje, et nad on tõepoolest Jumala lapsed. Kõrgelennuline tunne ja mulje. Kas selle järgi määratakse? Muljetest sõltumine on üks saatana erilistest pettustest. Et tekitatakse sulle mulje, tekitatakse tunne, aga ta ütleb siin, et see on üks erilisi pettusi. Ja ma lähen tõde kuulutama sellele eesmärgil, et mingi tunne tekitada kellegis. Aga tegelikult minu osa on Jumala sõna Jumal edasi anda, mitte tunneid hakata tekitama. Need, keda on nii õpetatud, muudavad religiooni asjaoludest sõltuvaks. Teatud asjaolud. Ja nad ei ole Jumalast sõltuvad, aga nad on asjaoludest sõltuvad. Ja probleem on selles, et puudu on kindlast põhimõttest.
Tähendab, kindel põhimõte on selline usu sambad või põhialused või põhitalad, need peavad alati paigas olema. Keegi ei ole elav kristlane, kui tal pole igapäevast kogemust Jumala asjades ning ta ei salga ennast iga päev ega järgi Kristust rõõmsalt risti kandes. Tekst Luuka 9, 23-24. Aga ta ütles kõikidele, kui keegi tahab minu järele tulla, see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle. Aga kes iganes oma hinge kaotab minu pärast, see päästab selle. Hea tekst, aga väga sisukas. Ja Jeesus ütleb seda kõikidele ja tegelikult ka meile praegu. Et kui keegi tahab tema järgi käia, siis rist tuleb võtta. Aga mida see tähendab? Mida see tähendab risti võtmine? Inimesed ütlevad, vot see asi või see inimene on mulle ristiks kaelas. Aga siin ta ütleb, et salgamine, risti võtmine ja järgimine. Jah, vastutus ka kindlasti. Ja nüüd järgimine selles. Ja sellepärast Jeesus ju elas meile eeskujuks. Ja ta ütleb, et järgne mulle. Ja nüüd, kui ma tahan oma hinge päästa, see kaotab selle. Tähendab, see vana loomus tuleb ära kaotada. See vana loomus on meil tõesti ristiks praegu kaelas. Ja mida vähem on vana, seda kergem on rist. Olete nõus? Mida rohkem on uut, seda kergem on käia. Aga vana ei taha lahti lasta, kuidagi nagu kinni kleepunud, eks. Iga elava kristlase vaimulik elu edeneb iga päev. Kui ta täiuse poole liigub, kogeb ta iga päev pöördumist Jumala poole ning see pöördumine pole täielik enne, kui inimene saavutab kristliku iseloomu täiuse, täieliku ettevalmistuse surematuse viimaseks lihviks. Ettevalmistus on just see, mis praegu käib, eks ole. Ja täiuslikkus ongi see, et ma olen valmis minema Kristusega koos. Rooma 6, 11. 5, 6 ja 7 loeme enne. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surmasarnasusega, siis saame üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega. Kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patuihu kaotataks nõnda, et me enam ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Huvitavad väljendid, eks ole, kes on surnud, see on õigeks mõistetud. Tähendab, mis asi siis peab surema? Vana loomus, eks ole. Tähendab, huvitav, ja kui vana loomus on surnud, kui me sellega oleme saanud ühele poole, siis me oleme õigeks mõistetud. Kui aetakse järgi näpuga, et võt õigeks mõistmine, võt ma pean seda tegema. Ei, tegelikult see, mis on meie sees, see vana, kui sellest oleme loobunud, siis me oleme õigeks mõistetud. See tähendab, me oleme valmis taeva jaoks ja see ongi täiuslikkus ju. Ja loeme Rooma 6, 11. Nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Nii arvake. Ma võin arvata palju. Aga tegelikult see on eesmärk, et tõesti ma olen sellest vanast vaba. Ja
nii et ta ütleb siin huvitavalt, et iseloomu täiuse, tähendab täieliku ettevalmistuse surematuse viimaseks lihviks. Ja viimane lihv antakse tavaliselt mingi pinnale just siis, et saada see peegeldus kätte, see läikivus kätte. Näiteks kui ikkagi mingit teemant võib olla ju väga kui ta on looduslik, aga kui ta lihvitakse ära, siis see sära tuleb niimoodi välja ja sealt peaks vastu särama Kristuse kuju, tema iseloom. Et see on see viimane lihv. Ja mina ütlen meile 1. Korintuse 15, 50-54. Aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. Vaata, ma ütlen teile saladuse. Me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume. Äkitselt ühe silmapilguga viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surev riietub surematusega, siis saab tõeks sõna, mis on kirjutatud. Surm on neelatud võidusse. Nii et me oleme suures garderoobis ja meid riietatakse. Ja huvitav on see, et kadumatusega riietumine, mõtle, mis on igavene. Ja see, mis ei ole igavene, see kõik tuleb kõrvale lükata. Ja see on meie iseloomudes, eks ole. Ja ta ütleb siin hästi, et liha ja veri ei või seda, tähendab, et kas peab siis liha ja vere eest nii palju hoolitsema või poputama? Aga loen edasi. Teie mõtte kõrgem objekt peab olema Jumal. Tema mõtlemine ja tema poole palvetamine õilistab hinge ja elavdab kiindumust. Mõtistlemise ja palve hooletuse jätmise kindel tagajärg on religioossete huvide kahanemine. Täpselt nagu me ka õpetuki tunnis nagu arutasime, eks. Siis on näha hooletust ja loidust. Religioon ei ole pelgalt emotsioon ja tunne. Ja osa inimesi otsib, et kui neil tunnet, emotsioon ei ole, et siis kuidagi usk on ära kadu. Aga kui palju oli neid emotsioone ja tunded Jeesusel? Ta oli valude mees, kannatustega tuttav. Tähendab, et usk on põhimõte, mis on põimunud kõigisse elu igapäevastesse kohustustesse ja tegemistesse. Tähendab 24/7. Aga teinekord on selline variant, et ma olen nüüd hingamispäeval usklik, aga nädalas sees 6 päeva rügan nagu pagan või nagu pagan. Selge, kui inimene pöördub, siis toimub see ümbermuutmise protsess ja see on kogu aeg, see protsess käib. Nii et 24/7 tegelikult Jumal tegeleb meiega ja teda huvitavad ka nii-öelda need väiksed asjad. Siis ei võeta ette midagi ega tegeleta millegagi, mis ei lase sellel põhimõttel saatjaks olla. Puhta ja rüvetamatu religiooni hoidmiseks peavad töölised tegema sihikindlaid pingutusi. Kui ma palvetan, loen piiblit, aga siin ta ütleb, et sihikindlad pingutused, mis need tähendavad? Me peame midagi ka ise tegema. Tegelikult see on koostöö Jumalaga. Mitte käsumeelsuses, vaid koos Jumalaga. Keegi teine ei saa meie tööd ära teha. Mitte keegi peale meie enda ei saa valmistada meile päästet kartuse ja värinaga.
tähendab, et ma pean ise osalema. Ma ei saa lasta eestpaled endast teha, ma pean asja kätte võtma. Ma pean oma südametunnistusega tegelema ja tahte jõuga tõsiselt tegelema. See on just see sama töö, mille Issand on meile teha jätnud. Loen siit ühe teksti. Viimaste päevade sündmused, lehekülg 180. Kõiki katsutakse läbi vastavalt valgusele, mida nad on saanud. Neile, kes on pöördunud ära tõest ja uskunud väljamõeldisi ja valet, ei anta enam teist armuaega. Meie maailmas ei saabu mingit 1000-aastast riiki, nagu katolik kirik ja protestandid läbi oikomeenia kuulutavad, et saada see 1000-aastane riik, kus sõdu ei ole 1000 aastat ja kus taotakse mõõgad sahkadeks. Seda ei tule. Sellel ajal on maa tühja paljas ja Kristus on juba tulnud. Pärast seda, kui püha vaim on toonud inimeste südamesse veendumuse ja nad tõele sellegi poolest vastu panevad ja kasutavad oma mõju, et takistada ka teistel seda vastu võtmast, ei muutu nad enam iialgi. Vaata, mis tähendab selline vastuseis ka teisi ahvatleda vastuseisu. Nad ei otsinud iseloomu muutmist armu ajal ning Kristus ei anna neile enam teistkordset võimalust otsast peale alata. Nii et ei ole enam teist võimalust ja see elu, mis meil praegu on, see on meie võimalus. Mõne vaimuliku rüül, kes väidab, et Jumal on teda kutsunud, on hingede veri. Nende ümber on taganejad ja patused, kuid nad ei tunne hingede pärast koormat ehk vastutust. Nad ilmutavad nende päästmise suhtes ükskõiksust. Tegelikult me oleme kõik preestrite sugu. Ja Jumal on selle töö meile täpselt samuti andnud. Aidata inimesed Jeesuse juurde. Aga kui selles ollakse lohakad, mõned on peaaegu unes. Tundub, et nad ei taju evangeeliumi kuulutaja tööd. Nad ei mõtle, et vaimuliku arstina peab neil olema oskus tegeleda patuhaigete hingedega. Haiged ju vajavad arsti, mitte terved. Patuste hoiatamise ja nende pärast nutmise ja nendega koos palvetamise töö on jäetud hooletusse, kuni paljud hinged ei ole enam ravitavad. No mõelge natuke sellele, kui enam ei ole võimalik ravida. Tõsine olukord, eks ole. Arst ütleb, et mina ei suuda enam midagi teha, eks ole. Aga vaimulikus elus on täpselt sama. Kui see paadumine või hinge eemaldub Kristusest, siis mingil ajal tuleb mingisugune olukord, kus enam ei ole võimalik tagasi teed. Armuaeg on küll olemas, aga tagasi teed enam ei ole. Tõsised asjad. Nii et esimene asi on hoiatamine, nutmine ja koos nendega palvetamine. Koos palvetamine. Mõned on oma pattudes surnud ning astuvad kohtupäeval süüdistavate etteheidetega nende vastu, kes oleks võinud nad päästa, kuid ei teinud seda. Loen siit viimaste päevade sündmused ka ühe lõigu jälle 179 lehekülg. Surra on pühalik. Tähendab, kui sa oled pühitsetud. Veelgi pühalikum on aga elada. Kord tuleb meil iga sõna ja teoga oma elus uuesti kohtuda. See ei ole lihtne, aga kui need sõnad on lepitatud,
uuesti kohtuda iga sõnaga, milleks me enda armuaja jooksul kujundame, selliseks peame jääma kogu igavikku. Surm toob küll kaasa ihu lagunemise, ei muuda aga kellegi iseloomu. Kristuse tulek ei muuda meie iseloomu, see ainult kinnistab selle igaveseks igasuguse muutuseta. Tõsisest tekstid ja sellepärast sõna ütleb, et täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage. Et kui ma ükskord lükkan tagasi, siis ma lükkan ennast ka Jeesusest eemale. Iga kord, kui ma lükkan tagasi, lükkan Jeesust eemale. Iga kord, kui ma parandan meel, ma lähen Jeesuse juurde tagasi. Iga kord, kui ma otsustan tema tahte kasuks, siis ma lähen talle lähemale. Ja ta ütleb, et mõelge selle peale. Me oleme vastutavad ja nendel on tagajärg ka olemas. Kristuse töölised vajavad uut võidmist. Et neil võiks olla selgem arusaam pühadest asjadest, et neil oleks selgem kujutlus pühast laitmatust iseloomust. Loeme 1. Thessalonika 5:23. See on pühitsuse tekst. See ütleb niimoodi, et aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuina meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. Tähendab, pühitsus peab haarama meie vaimu, meie hinge ja meie ihu. See tähendab täielikult iga meie tegu, iga meie otsus, iga meie sõna, kui iga sõna järgi ka tegelikult otsustatakse. Tähendab kas heaks või halvaks. Ja ta ütleb, et see iseloom tuleb kujundada, sellega tuleb vaeva näha ja see peab olema eeskujuks. Mitte miski, mida me ise suudame teha, ei too meid kõrgele tasemele, kus Jumal saab meid oma saadikutena vastu võtta. Ainult kindel usaldus Jumalasse ning tugev ja aktiivne usk teostavad meist töö, mida ta ootab. Nii et mis oli tulemuseks siis? Et tulemus kätte saada, mis oli vaja? Jumala usaldamine, kindel usk, aktiivne tähendab usk. Pidev hea tegemine on see, mis kujundab iseloomu taeva jaoks. Mõtlesin selle mõtte üle. Pidev hea tegemine on see, mis kujundab. Ja vaata, kui sa head teed, sa oled hea sees. Sa teed head, aga sa oled ise selle sees. Ja see kujundab meie iseloomu. Me peame esitama inimestele lihtsuses, ustavuses ja armastuses üleskutse valmistada Jumala kohtupäevaks. Ja see üleskutse peab hõlmama ka meie eeskuju. Mõnda on vaja tõsimeelselt anuda, enne kui ta tegutseb. Iseloomustagu need asjad iseloomustagu tööd tasadus, alandlikkuse, ent tõsidus, mis sunnib inimesi mõistma, et need asjad on reaalsus ja et nende valida on elu või surm. Ainult 2 võimalust. Hingede päästmine ei ole naljaasi. Jumala töölise käitumine peab olema tõsine. Seda peavad iseloomustama lihtsus, tõeline kristlik viisakus, kuid ta peab olema kohutavalt tõsimeelne selles töös, mille Issand on jätnud talle teha. Suurim õnne toob kaasa otsustav sihikindlus õigusteel ning mõistuse religioosse tegevuse abil harjutamine. Huvitav mõte.
mõistuse religioosse tegevuse abil harjutamine, pühendumist ja taevaseid asju armastama. Et see ei tule niisama, see tuleb harjutada. Kui usaldame Jumalat, siis on meil väga vägi kontrollida mõistust. Huvitav, et mõistus tahab meil igas asja teha, eks ole. Aga kui ma usaldan Jumalat, siis ta annab väe kontrollida oma mõistust, see tähendab ka koos sellega otsuseid ja kõiki seda, mida me mõtleme. Pideva harjutamise kaudu muutub see tugevaks, et võidelda sisemise vaenlasega ning alistada oma mina, kuni toimub täielik muutus ja kired, himud ja tahe on täielikult allutatud. Tähendab mitte need oma tahe, himud ei dikteeri enam mind, vaid dikteerib see otsus, mis on Jumalaga kooskõlas. Viimaste päevade sündmused 226. Kui tahate olla pühad taevas, kas me tahame? Jah, usume, kõik tahame. Peate olema pühad juba siin maa peal. Kuidas sellega? Teie iseloomujooned ei muutu surma ega ülestõusmise tagajärjel. Te tulete hauast välja sama iseloomuga, mis ilmnes siin teie kodus ja ühiskonnas. Kodu ja ühiskond. Jeesus ei muuda iseloomu oma tulemisel. Ümberkujundamine peab aset leidma millal? Praegu, täna. Meie igapäevane elu määrab meie saatuse. Igapäevane elu, mitte kirikus käimine. Kirikus käimine või koguduses käimine peab muutma seda, eks ole. See ei määra. Iseloomu puudusi tuleb kahetseda ning nad Kristuse armu läbi võita. Nii et arm antakse meile selleks, et need võita. Harmooniline iseloom tuleb kujundada siin armu ajal, et see oleks kõlblik taevaste eluasemete jaoks. Kas on see liiga raske tekst? Aga Jumal juhib seda, mõtle, püha vaim on antud sulle südamesse, et sa kõike juhtida. Ja kui ma teda päev-päevalt kuulan, siis ta jõuab eesmärgini. Aga kui ma kohe püüan selle tervenisti vaadata, siis tõstan käed üles, ma ei suuda. Aga Jumal on see, kes on meist tegev. Ja kui me käime tema hea meele järgi, eks ole. Alandlikul kristlastel on pühendushetked, mis ei ole juhuslikud, hootised ega ebaustlikud, vaid vaiksed ja rahulikud, sügavad, püsivad ja tõsised. Kui Jumalale allumine on täielik, siis on Jumala armastamine ja pühaduse praktiseerimine meeldivad asjad. Armastus on ju alati meeldiv, eks ole. Ja selles armastuses muutub see sama tegevus ka meile meeldivaks. Loen ühe lõigu Elades Jumala armastuses lehekülg 74. Jeesus kuulutas ette, et maailm imestab armastuse suuruse sügavuse üle, mida ilmutavad tema järelkäijad. Ja ta ütleb, et koguduse liikmed ehk meie armastusest tunnevad nad, et oleme kristlased. Ja kõlab üks vana evangeelne laul. See on nii sellepärast, et kristlastel
on südames Jumalast antud armastus enda vastu. No miks just enda vastu? Aga mul peab olema ju platvorm, kust minna edasi teiste juurde. Ja esiteks on see enda vastu, mis nad vabaks teeb ning annab neile väe oma armastust ja Jumala armastust teiste ellu üle kanda. Mõtle, Jumal annab sulle oma armastuse ja ma võin hakata teiste ellu tegema ülekandeid sellest armastusest. Kui teil ei ole seda enda armastamise andi, siis ei ole te võimelised õigesti esitama kristlust ja evangeeliumi. Ja teie lõpptulemus on vaid see, et ütlete oma eluga midagi taolist. Et meie moraalist tunnevad nad, et oleme kristlased, või meie õpetuse puhtusest nad tunnevad. Ja adventistid ütlevad, hingaspea pidamisest nad peavad tundma, et me oleme kristlased. Ja sellest ka, et me ei söö sealiha ja verivorste ja nii edasi. Aga kas nad selle läbi hakkavad Kristust tundma õppima? Kuid selle kaudu nad ei tunne teda. Esmakordselt mõistab kristlane, mis on armastus enda vastu, kui ta hakkab aru saama Jumala mõõtmatust, tingimusteta armastust tema vastu. Ma mäletan, minul oli siuke väga suur kriis sellel teemal. Ma olin kuidagi ennast nii maha teinud ja ma arvasin, ma ei kõlba üldse kuskile. Ja elasin väga pikalt läbi ja juba noorust peale alaväärsuskompleksi, kartsin inimesi, ei julgenud rahva ette üldse minna, klassi ees minestasin ära 2 korda. Kuna silmast läks mustaks, kukkusin maha. Selline alaväärsuskompleks on. Ja muidugi selline asi paneb ennast väga põlgama. Aga kui ma hakkasin mõistma seda, kuidas Jumal mind armastab, et andis ennast minu eest ja kuidas tema veri väärtustas minu elu, siis seal oli see pöör. Ja Jumal teab, kuidas ta seda teeb ja millal. Aga loeme edasi. Põhjus, miks Kristuse töölised ei ole oma töös edukamad, on see, et nad ei ole omakasu püüdmatult tööle pühendunud. Mõne huvi on jagatud. Nad on 2 vahel. Selle elu mured köidavad nende tähelepanu ja nad ei mõista, kui püha on vaimulik töö või vaimulik elu. Niisugused võivad kurta pimeduses suure uskmatuse ja paganluse üle. Selle põhjus on, et neil ei ole Jumalaga asjad korras. Nad ei mõista, kui oluline on täielikult ja tervenisti temale pühenduda. Nad teenivad veidi Jumalat, kuid rohkem ennast. Nad palvetavad vaid vähe. Ja kui ma analüüsin enda olukorda, siis millise suhte ma leian? Kui palju ma pühendan sellele maailmale? Kui palju ma pühendan Jumalale? Kui ma võtan näiteks protsentides selle kokku. Kui palju ma pühendan sellele tööle, et seda maailma üles ehitada ja sellele tööle, mis on igavikuline. Taeva kuningas palvetas oma maapealse teenimistöö ajal väga palju oma isa poole. Sagel oli ta kogu öö palvesse kummardunud. Tema vaim oli tihti kurb, kui ta tundis selle maailma pimeduse jõude. Ta jättis toimeka linna käratseva rahva maha ning otsis eraldatud koha, et eest palveid teha. Õlimägi oli Jumala poja lemmikkoht pühendus hetkedeks. Kui rahvahulk tema juurest ööpuhkuseks lahkus, ei puhanud ta tihti peale, kuigi oli päevatöödest väsinud. Johannese evangeeliumist loeme ja igaüks läks koju, aga Jeesus läks Õlimäele.
sel ajal, kui linn oli vaikseks jäänud ja jüngrid läksid kodudesse laiali, et magades kosutust saada, Jeesus ei maganud. Tema jumalikud anumised tõusid Õlimäelt Isa poole. Ja eesmärk oli see, et jüngrid oleksid hoitud halbade mõjude eest, millega nad iga päev maailmas kokku puutusid. Nii et, aga kas meil ei ole sama ülesande oma laste suhtes, et palvetada kogu aeg, et nad ei puutuks nende halbade kogemuste ja kokku, mis siin maailmas on? Tegelikult meie eest palved teenivad täpselt sama eesmärki. Vabandust. Ja Jeesus palvetas jüngrite eest ja ka iseenda eest, et ta oleks kinnitatud järgmise päeva kohustuste ja katsumuste jaoks. Kogu öö, kui tema järelkäijad magasid, oli nende jumalik õpetaja palvetamas. Kaste ja härmates langesid tema palvesse kummardunud peale. Ta jättis oma järelkäijatele eeskuju. Taeva majesteet oli oma missiooni ajal sageli tõsises palves. Ta ei käinud alati Õlimäel, sest jüngrid olid tema lemmik pelgupaigast teada saanud ja järgnesid talle tihti. Ta valis öise vaikuse, kui ei olnud mingit vahele segamist. Jeesus suutis haigeid tervendada, surnud üles äratada. Ta oli ise õnnistuse ja jõu allikas. Ta käsutas isegi torme ja need kuuletasid talle. Ta oli rikutusest rüvetamata, patule võõras, ometi ta palvetas nii ning sageli tõusis tõsise nutu ja pisaratega. Ta valus oma jüngrite iseenda pärast, sidudes end sel kombel lahutamatult meie vajaduste, nõrkuste ja puuduste. Vaata, kuidas Jeesus sisenes meie ellu, et ta pidi need läbi elama ja sellest Piibel ütleb, ta õppis kannatustest. Kristus on meie eeskuju. Kas saatan kiusab Kristuse töölisi ja võitleb nendega ägedalt? See on ju praegu sama. Sama oli temaga, kes patust midagi ei teadnud. Nii lahastuse tundidel pöördus ta oma isa poole. Ta tuli maa peale, et anda abinõu, mille kaudu võime innukas tõsises palves tema eeskuju järgida, leida armu ja jõudu. Ja nüüd on tingimus, kui Kristuse töölised jäljendavad seda eeskuju, mis siis juhtub? Siis täidetakse nad tema vaimuga ja inglid teenivad neid. Inglid teenisid Jeesust. Kuid nende ligiolu ei muutnud tema elu lihtsaks ega vabastanud tõsistest konfliktidest ja ägedatest kiusatustest. Mul pani just see mõte äratas tähelepanu, et me mõtleme, kui inglid meid teenivad, siis meil ei ole raskusi, siis meil ei ole probleeme. Kuid siin ütleb niimoodi, et kuid inglite ligiolu ei muutnud Jeesuse elu lihtsamaks ega vabastanud tõsistest konfliktidest ja ägedatest kiusatustest. Ta on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie siiski ilma patuta. Kui vaimulikel on töös, mille issand on neile määranud katsumusi, probleeme ja kiusatusi, nagu meil need on, eks ole. Kas me peaksime siis kaotama julguse, kui teavad, et on keegi, kes talus kõike seda enne meid? Kas nad peaksid kaotama usalduse selle pärast, et kõik, mida nad oma töös ootavad, ei lähe täide? Ja kõik ei peagi meie töös ja tegevuses täide minema.
aga see on tihti läbi katsumine, et kui ei lähe täide, kuidas meie usk need asjad vastu peab ja eriti, kui me teeme ka vaimulikult midagi. Kristus töötas tõsiselt oma enda rahva jaoks, kuid need samad, keda ta päästma tuli, põlgasid teda. Tema pingutusi põlati ja lõpuks nad lõid ta risti. Vaimulikke on piisav arv, kuid töölistest on puudus. Mida see tähendab? Usklikuid inimesi on, aga kui palju on töölisi? Tähendab, kes lähevad Kristuse vaimus ja väes välja. Töölised, Jumala kaastöötajad tunnevad, kui püha on töö ja rasked on konfliktid, millega nad peavad töö edukaks edasiviimiseks silmitsi seisma. Töötegijad ei nõrk ega löö kartma, ükskõik kui raske väsitav see ka poleks. Ja nüüd tuleb see tekst roomlastele 5:1-5. Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme ka usus saanud ligipääsu sellele armule, milles me nüüd oleme ja kiitleme Jumala au lootusest. Aga mitte üksnes sellest, vaid me kiitleme ka viletsustest, teades, et viletsus saadab kannatlikkuse ja kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Vaata, kui hea järjekord siin on toodud, eks ole? Aga inimene on selline, et ta ostsib kergema vastupanu teed, eks ole? Ja sa tahad nagu hüpata üle siis millest? Viletsusest, eks ole? Aga mida viletsus meie juures teeb? Saadab kannatlikkuse, eks ole? Ja kergem oleks kohe muid asju saada, hüvesid saada, eks ole? Aga kannatlikkus saadab püsivuse, püsivus lootuse ja lootus ei jäta häbisse. Vaata, kuidas see protsess toimub ja kuidas me saame sellest häbist ehk patust välja. Sest Jumala armastus on valatud meie südamesse püha vaimu kaudu. Jumal teeb seda armastuse ja oma vaimu kaudu, eks ole, minust nii hea tekst. Ja temas on kõik tarkuse ja teadmiste aeg. Ja meil ei ole mingit vabandust, kui me ei kasuta ära meie jaoks tehtud rohkeid ettevalmistusi, et meil ei oleks millestki puudust. Kas on meil raskustest puudust? Ei ole, vist ei ole. Aga kannatlikkusest on puudust. Aga kas me oleme nõus raskusi paluma, et kannatlikkust saada? Väga vähesed. Ja kui see raskus tuleb, see on esimene see, Jumal, võta mind siit välja, ära lase neid asju olla. Aga Jumal ei võta ära. Seni, kui on kannatlikkus. Ja sa näed seda ainult tagantjärgi. Kui sa sellest asjast tuled välja, siis tagantjärgi näed ja mõtled, milline armastus, kuidas Jumal seda tegi. Aga kui ma olen selle sees, siis ma kisan ja karjun. Ja minu kogemus. Et Jumal aitab, võtta välja, sest me tahame lihale head ja mõnusat elu. Ja raskuste ees tagasi kohkumine ja katsumuste all kaeblemine. Mis see teeb? See teeb Jumala teenrid nõrgaks. Ja ma kogesin seda alles hiljuti, kuidas see nagu teeb tõesti nõrgaks ning võimetuks kandma kohustust ja koormat. Tähendab, et tahad käega lüüa, tahad ära minna ja et see pole minu asi ja mina ei saa, mina ei jõua. Muidugi ma ei jõua, aga Jumal annab jõud, et ma jõuaks.
kõik, kes seisavad kohkumatult lahingu eesliinil, peavad tundma saatana erilist sõda enda vastu. Peavad tundma. Me ei taha seda tundma, aga teistmoodi ei saa, me olen sõjas. Kui ma olen sõjas ja ma ei tunne vaenlase vastulööke, no mis sõda see on siis? Ja kui nad tema rünnakuid tajuvad, põgenevad nad kuhu? Kindluse juurde, kes on Kristus. Nad tunnevad vajadust erilise jõu järele Jumalalt ning töötavad tema jõus. Seetõttu saavutatud võidud ei ülenda neid. Vaat siis on see asi, et inimesed tahavad ülenduda, aga sa ütled, et andke kõik au Jumalale. Vaid summutavad, vaid sunnivad usus veel kindlamalt kõige kõrgema peale toetuma. Nende südamest tõuseb sügav ja tuline tänu ning nad on rõõmsad katsumustes. Nii ka apostel Paulus, kes kirjutab Rooma vanglast oma jüngritele, olge rõõmsad. Ise on ahelates, kirjutab niimoodi. Et see kerge viletsus võrreldes sellega, milline au ootab, milline tagajärg on. Ütleb, et see on nii tühine. Selle kannatuse kõrval, mida Kristus kannatas meie eest. Ja nüüd, kui sa käitud niimoodi selles olukorras, siis sa saad kogemuse, mis kujundab sinu iseloomu. Et see ei tule kergelt. 1. Peetruse 4:12-13. Armsad, ärge pidage võõraks tulekuumust enestes, mis teile on saanud katsumuseks, otse kui sünniks teile midagi võõrast, vaid seda mööda, nagu teil on osa Kristuse kannatamistest. Olge rõõmsad, et võiksite rõõmustuda ning hõisata tema au ilmumisel. Kristus annab mingi väikse osa enda kannatustest ka meile kogeda, eks ole. Ja mis on eesmärk? Jumala au peab ilmuma. Ja nüüd kannatuste kaudu kõrvaldatakse ära see, mis seda au takistab. Ja kui see tulekuumus tekib seestpidi, et see on nii võõras asi ja mul on stress ja ma olen ahastuses, eks ole, ta ütleb, ärge pidage seda võõraks. Pidage võõraks tuleskuumust enestes. Ja see on tõesti katsumiseks. Ja Jumal ütleb, et ma ei lase teile rohkem tulla, kui te suudate kanda. Tähendab see, mis meil on, me suudame kanda, eks ole. Ja hädaldama ja virisema hakata, et nüüd läheks sinna naabriaeda, seal on rohelisem muru ja seal on parem olla. Seda ei ole. Vaid Kristus teeb tööd meie juures ja see ei ole lihtne. Ja see tekitab, kui ma tahan terveks saada, et tekitab valu. Paar päeva taga, just eile käisin kiropraktiku juures ja siis ta soendas selja üles ja siis pani mingi asendisse, tegi. Ütles, et nüüd hinga sisse ja siis välja, siis tegi siukse raksu või salu läbi, siis keerad teine külge, järgmine raks, siis kae. Aga ilma valuta ei tule tervist paljudel juhtudel. Ja vaimulikus elus on ka need asjad, aga Kristusega sa jõuad sellest läbi minna. Ta ei lase sulle rohkem tulla, kui sa suudad kanda. Nii et ta ütleb siin, et meil on isegi pühalik eesõigus ja pühade kohustuste aeg, et neid asju täita. Ja tähendamissõna ütleb ka, et anna aru oma valitsemisest. Me peame aru andma. Jumal on andnud meile teatud valitsemise, on see siis kodus, on see siis lapsed, on siis ükskõik mis või mingid tööasjad. Nii et tõsine vaeva nägemine, omakasu püüdmatu töö ja kannatlikud visad pingutused saavad külluslikult tasuda.
tasutud. Jeesus ütleb, ma ei nimeta teid enam orjaks, vaid sõpradeks. Ja ühes kohas ta ütleb isegi vennad. Mõtle, ta nimetab sind vennaks ja õeks. Ta ei ütle seda inglite kohta, vaid meie kohta. Issanda heaks kiitu ei anta mitte tehtud töö tähtsuse tõttu. Vaata, tihti mõeldakse, kui keegi teeb tähtsat tööd, siis ta on tähtis ja nüüd ta saab kõrgema tasu. Ei. Tasu ei anta mitte paljude saavutuste tõttu, vaid ustavuse tõttu kõige vähemais asjus. Jumala juures ei lähe arvesse suured tulemused, vaid motiivid, ajendid, mis meid on pannud tegutsema. Ta hindab headust ja ustavust rohkem kui tehtud töö olulisust. Ja siis vaadatakse tõesti, see inimene tegi suuri asju, suuri ülesandeid. Aga kui sa teed oma kodus neid väikeseid asju, koristad, hoolitsed ja mis motiiviga sa teed neid, need võivad olla palju suuremad asjad kui mingid nii-öelda inimeste poolt üles haibitud asjad. Mulle näidati, et paljudel on suurim oht mitte täiustada oma pühadust issanda kartuses. Vaimulikel on oht kaotada oma enda hing. Öeldakse, et ei ole mõtet minna pastoriks, et saada päästetud. See on palju suurem vastutus. Ja seal on oht kaotada oma hing. Mõned, kes on teistele kuulutanud, osutuvad ise väärituks, sest nad pole täiustunud kristlikku iseloomu. Loen siia juurde teksti veel. Viimaste päevade sündmused, lehekülg 44 ütleb ka meile midagi. Meie ainus kaitseabinõu kurja vastu on see, kui Kristus elab meie südames usu läbi tema õigusesse. Kui meil ei ole elulist ühendust Jumalaga, ei suuda me iial vastu seista enese armastuse, naudingu, iha ning patuste, kiusatuste pühitsematule mõjule. Võib-olla loobume me küll paljudest halvadest harjumustest ja katkestame isegi teatud ajaks läbi käimise saatanaga. Aga kui meil ei ole elavat ühendust Jumalaga, kui me iga hetk end tema alluvusse ei anna, siis kuri võidab meid. Kui me ei ole isiklikult tuttavad Kristusega, kui meil ei ole temaga pidevat ühendust, oleme jäetud vaenlase meelevalda ning lõppude lõpuks täidame ikkagi tema tahtmist. Ja see on kirjutatud kristlastele. Ja siin prohvet ütleb meile, iga Kristuse järelkäija peaks end iga päev läbi uurima, et ta võiks olla oma enda käitumisviisiga täielikult tuttav. Peaaegu kõik jätavad eneseanalüüsi hooletusse. Eneseanalüüs. Kuidas seda teha, millal seda teha? Et eneseanalüüs on väga vajalik. See on kindlasti ohtlik nende puhul, kes nimetavad need Jumala eest kõnelejaks ja kel on kohutavalt vastutusrikas positsioon võtta vastu Jumala sõnu ja need tema rahvale edasi anda. Niisuguste inimeste igapäevasel käitumisel on teistele suur mõju. Nii et see eeskuju ja mõju on igal juhul olemas, on see peres, on see meie käitumine näiteks laste suhtes. Nad niivõrd tegelikult teraselt jälgivad isa ema. Ja mida sa ütled või mida sa räägid, teinekord laps tegeleb oma ette, oma asjadega. Eks?
ja räägid abikaasaga või kellegi teisega mingit asja, ja ta küsib 3 päeva pärast, mida see tähendab, mis sa rääkisid. Kohe kuidagi kõik lindistatakse, eks ole. Aga see on eeskuju ka sõnades, aga teine asi, ta vaatab ju sinu käitumist kogu aeg, kuidas sa teed ja ta teeb selle järele, eks ole. Aga vaimuliku käitumine, siin on suurem vastutus. Aga tegelikult ju sõna ütleb selgelt, et kus on kristlane, seal on alati uskmatu inimese silmad. Mingi situatsioon tuleb, ta kohe jälgib, kuidas nüüd, sa oled usklik inimene, kuidas sa käitud antud situatsioonis. Ja ta võtab selle eeskujuks. Et selles mõttes meil on tegelikult suur vastutus. Loen siit veel ühe teksti viimaste päevadest sündmused, lehekülg 204. Ja siin öeldakse meil niimoodi. Seni, kui valitseb saatan, tuleb meil allutada enese mina ja võita meid ahistavad patud. Seni, kuni kestab elu, ei ole peatumist. Ei ole mingit punkti, mille võiksime saavutada, et öelda, nüüd olen eesmärgile jõudnud. Ei, pühitsus on eluaegse kuulekuse tulemus. Meil tuleb pidada alalist võitlust lihaliku meele vastu. Meid aitab selles Jumala armu õilistav mõju, mis suunab meie pilgud pidevalt ülespoole ning teeb harjumuspäraseks mõelda puhaste ja pühade asjade peale. Me võime luua omaenese mõtetes ebareaalse maailma, sest kogudusest, kus saatan kiusatused enam kedagi kurjale ei ahvatle, et maailmas luuakse siuke ideaalne nii-öelda kogudus, kus nagu vaenlane üldse ei sekku. Selline täiuslikkus aga eksisteerib ainult meie kujutluses. Nii et sellised tekstid. Aga loeme Rooma 3:20. Sellepärast, et käsutegudest ei mõisteta õigeks ühtki liha tema ees, sest käsu kaudu tuleb patu tundmine. Nii kui me täna õppetükiski uurisime, et kui sa lähed piibli ette ausalt ja võrdled mitte ennast teiste inimestega, aga võrdled Jumala sõnaga, Jumala põhimõtetega, Jumala käskudega, siis ma tegelikult näen oma olukorda Jumala ees. Aga järgmine tekst on Rooma 5:3-5. Aga mitte üksnes sellest, vaid me kiitleme ka viletsustest, teades, et viletsus saadab kannatlikkuse ja kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Nii et kordustekst, aga minust hea tekst, mida tasub korrata. Ja teine Timoteus 2:19. Ent Jumala rajatud alus püsib kindlana ja temal on see pitser. Issand tunneb neid, kes tema omad on ja ülekohust loobub igaüks, kes Issanda nime nimetab. Ja vaata, ta ütleb, et temal on see pitser ja selle sama pitseriga ta tahab neid pitseerida. Nii et see on hea, aga loeme tekstid, veel järgmise teksti. Lõppeks mu vennad, saage vägevaks Issandas ja tugevuse jõus ja ta tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga,
vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taeva-aluste kurjuse vaimudega. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusröö ja kingadeks jalas valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigedatulised nooled ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna. Iga palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal vaimus ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eest palvetega kõigi pühade eest. Pikk sisukas tekst, nii et meil ei ole vaja minna Ukrainasse või Iraani sõdima. See sõda käib tegelikult vaimulik meie südametes, meie mõtetes, meie meeltes. Ja mõned tekstid veel. Kas me peame vastu või mõtleme juba, et millal ta ükskord lõpetab? Ja ütleks võib-olla siin kokkuvõtteks. Tema teenimises ei tasu oodata lihtsat elu ega austust ja suurust selles elus, sest tema taeva kuningas ei saanud seda. Ta oli põlatud inimeste poolt hüljatud valude mees ja haigustega tuttav. Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermeta läbi on meile tervis tulnud. Ja kui meie ees on niisugune eeskuju, kas otsustame siis kohkuda risti ees tagasi ja lasta asjaoludel end kõigutada? See oli tekst 53. Aga ütleme praegu aamen.